Wallwisher on veebipõhine korktahvel, mille abil on hea ideid koguda või koostada näiteks temaatilisi esitlusi. Nii selleks, et kasutada, võib muidugi ka tegelikult ilma registreerumata siia sisse minna, kuid parem on siiski registreeruda, sest siis omab looja täielikku kontrolli oma seina üle. Õpetaja näiteks teeb endale konto, siit sign up nupu alt ja ega siin väga palju andmeid ei olegi vaja lisada, ainult oma emaili aadress ja salasõna. Ning kui see on tehtud, siis saab sisse logida. Mina login nüüd oma kasutajaga sisse. Kasutaja nimeks on email ja salasõna ka. Nii, ja olengi sisse loginud. Õpilased, kes soovivad siia postitada, saavad lihtsalt selle seina aadressi ja nendel ei ole vaja sisse logida. Nii, mina hakkangi ehitama oma uut seina. Avanda. Nii, minu sein ongi valmis ja nüüd ma võin siis kõigepealt ta teha natukene ilusamaks, panna talle teema. Panen teemaks Tallinn ja näiteks Tallinna vaatamisväärsused. Nii, ja nüüd ma võin ära muuta näiteks seinavälimuse. Nii, vaatan, et ta ei tahagi, et ta selline hall oleks, vaid panen ta selliseks pilvedega näiteks. Siis ma saan siit profiili alt panna endale ka sinna nurka mingisuguse ikooni. Nii, ja saan ka nüüd otsustada, et kas ta on privaatne või mitte. Et kui ta on privaatne, siis ainult saan mina siia lisada asju ja neid inimesi, keda ma emailiga kutsun. Kui ma panen talle salasõna peale, siis inimesed peavad teadma salasõna, et siia lisada ja siit saan anda ka rollid, kas ta saab ainult vaadata või kirjutada või ka modereerida, see tähendab otsustada, mis siin seina peal on või mitte. Nii, ja siis on võimalik siin valida siis ka, et on selline peidetud link, et tegelikult on ta avalik, aga ta ei tule otsingumootorites välja. Mina valingi praegu selle variandi või ta võib olla siis täielikult avalik. Mina valin selle variandi, et kui ma linki tean, siis ma seda jagan ja need inimesed saavad siia kirjutada. Teen sellise valiku. Ja siit alt ma saan siis tegelikult teada selle aadressi. Mul on siin juba nagu tekkinud automaatselt, siin on natukene keeruline aadress, aga siia ma võin näiteks panna sõnaks Tallinn. Nii, ja nüüd on minu selle seina aadress wallwisher.com /wall/Tallinn. Et sellisega võimalus on mul siin ka. Nii, aga mina soovin nüüd siis jätkata oma seinaga tööd. Ja ega siin midagi muud ei ole, kui tuleb lihtsalt teha topeltklõks. Nii, topeltklikk. Ja nüüd ma saan siia midagi kirjutada. Et panen siia oma nime näiteks. Meeri kirjutab ja kirjutan siia midagi näiteks Tallinn. Nii on minu kodulinn. Ja nii lihtne ta ongi. Ja nüüd ta ongi postitatud. Nii, teen siia näiteks, olen praegu Kati. Ja Kati ei soovi praegu siia midagi kirjutada, vaid Kati soovib siia praegu hoopis lisada ühe lingi. Ja siia mida saab siia linkida? Siia saab linkida fotot, videot, kaarti, slaidi esitlust, dokumente ja igasuguseid muid asju. Nii, ja kui ma nüüd siia peale nüüd klõpsan ja panen siia lingi sisse, näete, tuli minu Kloksteri link, mis mul oli ilusti mälu sees, siin oli video selle kohta
Ja nüüd on see video mul siin seina peal olemas. Ja proovime veel midagi teha. Et siin ma saan ka tegelikult foto teha oma veebikaameraga või saan siia lihtsalt faili üles laadida. No proovime siia ühe pildi üles laadida. Nii, ja nüüd ma siis kas lihtsalt lohistan ta siia või siis klõpsan ja otsin enda arvutist nüüd desktopi peale. Otsime siit mingisuguse pildi. Vaatame, et mul siin kindlasti on mingisugune pilt. Noh, võtangi selle pildi ja vaatame, mis siia üles tuleb. Ja nüüd see pilt kohe näete ilusti laeb siia Woolwisherisse üles. Nii. Ja siit ta tulebki. Ei ole küll Tallinna kohane pilt, aga siit on hästi näha, et siia on võimalik erinevaid meediaelemente lisada. Ja nüüd ma jätsin praegu nime panemata, et siin on nagu selline anonüümne postitus. Ja niimoodi saabki siis Woolwisherisse kokku koguda erinevaid temaatilisi materjale, näiteks mingisuguse õppetüki kohta, selgitused, definitsioonid, esitlused, videod, kõikvõimalikke vahendeid, mis oleks nagu ühes kollektsioonis koos. Ja seda kollektsiooni saab siis koostöös luua.